Tere tulemast vaatama QTV-d. Mina olen Eneken ja see on minu esimene ülesastumine saates. Miks ma imestan, täna alustabki esimest korda QTV Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi televisiooni ja mina olen Sten. Heidame nüüd pilgu peale, mis sündmused toimusid septembrikuus. Täpselt samasugune nagu teie olete, täpselt sama andekas nagu teie, täpselt sama töökas või raisk nagu teie. Uues koolis on kõik uus. 24. septembril toimus meie koolis 10. klasside uute rebaste ristimine. Nüüd vaatamegi, mida uut ja huvitavat tehti sellel aastal rebastega. 24. septembril toimus meie koolis rebaste ristimine. Nagu igal aastal pidid kümnendikud riietuma kindlas stiilis. Sellel aastal riietusid näiteks arstideks, kokkadeks ja madrusteks. Abituriendid kandsid militaarvorme. Päev algas virgutusvõimlemisega kooli ees. Puudust ei olnud ka mängudest ja ülesannetest, mis olid iga rebase jaoks kohustuslikud. Viskame ühel hetkel lihtsalt pikalt. Selle toreda päeva lõpetuseks pidid kõik rebased kogunema Toomemäele Kristjan Jaak Petersoni kuju juurde, et anda ustavusvanne abiturientidele. Kristjan Jaak Petersoni abiturientide nimel! Tõotan pühalikult hüljata kõik eetilised ning moraalsed väärtused. Tõotan pühalikult hüljata kõik eetilised ja moraalsed väärtused. 11-ndikud tegid huvitava Vox Populi rebaste kohanemiskatsete kohta. Vaatamegi siis, mida huvitavat rebastet uuriti. Täna teeme küsitluse rebaste seas kohanemiskatsete kohta. Kuidas on kohanemiskatsed teie jaoks möödunud? Hästi. Päris kummaliselt. No kuule, täitsa normaalne on, et väga hea oli, et tooge mulle veel küüslauku, kui on võimalik. Ja noh, loodame, et hakkab veel halvem. See on suur probleem. Hästi. Suhteliselt halvasti. Hästi. No, suht normaalselt. Väga hästi. Tegelikult suht kole. Selles, et ma usun, et mul on umbes nädal aega pärast kõht lahti. Aga siin olen elus, nii et on soota rituaalid. Ausalt vastast teate või? Jah. Jubedalt. Mis on huvitav asi, mis teiega tänase päeva jooksul juhtunud on? Ma ei tea. Ma sõin kaneeli. Kõige huvitavam asi või? Kuule, mulle meeldis tigusi süüa. Ma kukkusin kirjapressi vahele. Söömine. Tigude söömine. Ei ole väga midagi väga head. See praegu, mis toimub, on päris huvitav. Väga palju rõvedusi olen söönud, mida ma tavaliselt ei söö igapäevaelus. Aga eks neid tuleb juurde ja nendega peab leppima. No siin on näha juba. Siin peaks selgelt politsei sekkuma. Kokkuvõtteks võin öelda, et selle aasta rebased on väga sõbralikud ja abivalmid. Kohanemiskatsete juures meeldis neile kõige rohkem toit. 26. septembril toimus Euroopa keeltepäev. Sellega seoses korraldati õpilastele spellimine ja viktoriin. Ülejäänud 20 venelastel pääsenud. 26. septembril toimunud Euroopa keeltepäeval kogunesid kõikide klasside esindajad auditooriumis ja aulas toimunud Kuldvillaku stiilis viktoriinile. Ürituste läbiviijaks oli Merili Kallaste, Elina Targiainen, Kerta Sermat ja Hanno Küng. Kuldvillaku esimese koha napsas napilt G3 IÜ, teiseks jäi G3 TT ja kolmanda koha sai 10C. Peale viktoriini toimus inglise keele õigekirja võistlus, kus pidi häälduse järgi 20 sõna kirja panema. Samal päeval külastas ka meie kooli Mihkel Raud, kes laulis ja jagas õpilastele elutarkusi. 26. septembril külastas meie kooli Mihkel Raud, kes rääkis oma elust, kooliajast ja valikutest. Ta tõi põnevaid näiteid oma igapäevaelust ja arusaamadest. Samuti oli tal ka kaasas kitarr ning ta esitas koos Joosep Endraga Mr. Lawrence'i loo nimega Annabel. Loengu lõpus tegi ta ka kõikide soovijatega selfie.
Samuti tegime temaga ka intervjuu. Ja kandin mind siis Tallinnas niisuguse kooli, mille nimi on vähemalt tollel ajal, kui ma käisin, ma läksin kooli 1976. aastal ehk väga ammu. Selle kooli nimi oli Tallinna 7. keskkool, mis siis tänaseks on Tallinna Inglise College ja see kool oli siis inglise keele süvaõppega kool, mis tähendas seda, et ma esimesest klassist saadik olen võtnud inglise keelt. Aga ma läksin Singer-Vingerisse, kui ma olin 16 aastane, ma käisin siis keskkoolis. Võite isegi mõista, et sellises noores eas Singer-Vinger tollel ajal oluliselt populaarsem on samme, kui ta praegu on Singer-Vinger ja Eesti kiire populaarsem on samme. Ma pean tunnistama, et ma ei ole kuidagi eriliselt andekas või kuidagi eriliselt töökas või kuidagi teistsugune kui teie. Ma olen täpselt samasugune nagu teie olete, täpselt sama andekas nagu teie, täpselt sama töökas või laisk nagu teie. Aga mul lihtsalt kuidagi juhtus niimoodi, et mul elus tekkis olukordi, kus ma sattusin olema õigel ajal õiges kohas. Ja täpselt nii ongi, et inimesed on tihti, kui minu vastu küsinud, no kuidas sa said seal kuskil meediasse tööle või kuidas sa muusikuks said või nii edasi, täpselt niimoodi saingi ja sattusin olema õigel ajal õiges kohas. Kuidas hetkel sa oled päris palju erinevaid tegevusi, nüüd siin Riigikogu teema on tulemas ja igasugused muud asja, millega pead ka nagu jõudma tegeleda, et kas üldse prioriteedid lähevad kuidagi sassi ka või? Absoluutselt, see on põhiline probleem ja põhiline häda, mul on prioriteedid üsna sassis. Ja selleks, et kuidagi oma asjadega nagu ühe päeva jooksul ühele poole saada, mida ma pean tegema, nüüd on tõesti väga palju. Ma pean ärkama hommikul üsna vara ja täna hommikul ma näiteks ärkasin kell 5. Põhiliselt sellepärast, et mu väike 1,5-aastane laps hakkas jonnima ja tahtis isemme juurde voodisse tulla. Ja see jonnimine ajas ma üles, ma mõtlesin, et tühka kahti, mul oli küll kell pandud 1,5 tundi hiljemaks, aga ma mõtlesin, ma kasutan see 1,5 tundi ära, jõudsin tööd ära teha vaevalt, siis tormasin rongi peale, tulin Tartusse. Nii et eks ta tõsi on, et tööd on metsikult palju, aga mulle nagu meeldib, sellepärast ma neid asju ette võtangi, et ma lihtsalt ei taha vedeleda, kuidagi tüütu ja raske ja kuidagi nagu isegi nagu natuke piinlik on õhtul minna magama sellega tundega, et ma ei teinud täna mitte midagi. Ja minu elus on umbes 20 aastat järjest sellised olnud, kus ma lähen igal õhtul magama, ma ei teinud täna mitte midagi sellist. Et sellepärast ma kõiki neid uusi asju olen nüüd praegu ette võtnudki, et õhtul magama minnes tunneks, ma täna tegin seda, ma tegin teist, tegin kolmandat, tegin midagi. Väga huvitav oleks meil ka teada seda, et eks televiisori vahendusel ja telekas väga palju nähtud siin Eesti Superstaari saates kui selline kurikarm kohtunik ja kolmeraudses kui selline väga konkreetne ja selline liistule tõmbav küsitleja, et on seal ka mingil määral võib-olla sellist nagu ülepakutust või näitlemist või tunned, et see väga vabalt seal rollis või? Muidugi on seal näitlemist ja muidugi on see roll ja kui ma siin praegu sinu ees olen ja selle kaamera ja eks ma käsitan mingisugust rolli, ega ma ju kodus ei seisa ka niimoodi ja ei räägi niimoodi, nagu ma praegu räägin siin, eks ma kodus lihtsalt olen teistsugune ja muidugi on kõiges, mida me teeme avalikus ruumis või teiste inimeste ees on igal juhul rolli, et ma arvan, et see, millised me tegelikult oleme, seda me oleme ainult ise üksi ja iseenda. Ja loomulikult neid saateid tehes, küll see sama Eesti otsib Superstaari või see sama kolmeraudne või me armastame Eestit või mis iganes need saated on, mida ma praegu teen või ei tee, loomulikult ma kehastan see tegelikult kedagi teist, et ma küll esinen oma nime all, aga see tüüp või see karakter või see arhetüüp, keda ma seal nagu kehastan, on loomulikult fiktiivne, et see ei ole kindlasti mina ise, kuigi loomulikult on seal ka elemente minust endast. Ja Kuu TV esimene saade ongi jõudnud otsakorrale. Olge tublid ja kohtume juba järgmises saates. Tšau! Tšau!